Tere kuulama uudiste eetri aeg ja stuudios Rohke Develak. Valitsus annab täna hommikuses pressiteates teada, et ootamatult suur heade uudiste hulk ja ka paranenud riigi rahandusolukord ei ole trikitamine, vaid on tingitud sellest, et valitsus läks opositsiooni. Käik võeti ette ilma seda eelnevalt reklaamimata ja valitsus läks opositsiooni juba möödunud nädalavahetusel, täpsemalt reede hilisõhtul. Peamiseks põhjuseks, miks otsustati opositsiooni minna ja sealt edasi valitseda, on see, et opositsioonierakondade populaarsus on alati suurem, võimalus on rääkida reaalsusega mitte haakuvat juttu, anda valijatele meeldivaid katteta lubadusi, vähendada ja ära jätta makse ja tõsta kõiki toetusi. Valitsuse seisukoht on, et kui kõik erakonnad on opositsioonis, siis kaob ära ka pidev polariseeriv moment ja kogu ühiskonna mentaalsus muutub positiivsemaks. Veel annab valitsus teada, et põllumajandustoetuste ühtlustamise teemalised läbirääkimised Brüsseliga on taas toonud tulemusi. Eesti valitsuste pikaaegne soov tõsta Eesti põllumeeste toetused samale tasemele kui Lääne-Euroopas ei täitunud ka seekord, kuid Brüssel andis Eesti põllumehele loa teha 3 korda rohkem tööd, kui seda teevad Lääne-Euroopa ametivennad. Selline võimalus peaks väiksema toetusraha kuhjaga tagasi teenima ja andma isegi mõningase eelise. Kui meede ennast õigustab, võetakse Eesti põllumeestil toetusraha üldse ära ja suunatakse maadesse, kus inimestel ei lubata nii palju tööd teha kui Eestis. Ja mitmesugust. Eesti Kirjandusmuuseumi kogud saavad peagi väärikat täiendust, kui muuseumile antakse üle esimene osa kogutud Eesti rahvalollusi. Muuseumis on juba palju rahvatarkusi ja üldse on rahvatarkuste kokkukorjamine ja nende järeltulevatele põlvedele säilitamine olnud läbi kõikide aegade hästi korraldatud. Teadurite sõnul oli rahvalolluste kogumine aga siiamaani lapsekingades, samas kui neid lollusi koguneb iga päevaga väga suurel hulgal ja nende koordineeritud kogumine on iseenesest lihtne. Muuseumile üleantavad lollused sisaldavad ühtede väheste näidetena nii MMS-i tarvitamist, vaktsiinivastasust, lamemaa kontseptsiooni, kliimaseadust, püramiidskeemi usku ning ka selle aasta lõpetuseks on võimalik koostada 2000 leheküljelist köidet, mis teeb Eestist kõige suurema kogutud rahvalolluste hulgaga riigi maailmas. Justiitsministeerium asub aga ette valmistama seaduste paketti, mis reguleerib kohtuistungite pidamist kas avalikult või kinniste uste taga. Siiani on kohtuistungeid olnud võimalik kinnisteks kuulutada juhul, kui seda nõuab riigi või ärisaladus. Uue seaduse kohaselt saab kohtuistungit kinnisena läbi viia ka siis, kui seda nõuab kuriteosaladus. Muudatuse peamiseks põhjuseks on tõiked kuriteosaladus ehk viis, kuidas kuritegu toime pandi, võib olla kurjategija jaoks ärisaladus ning kurjategija ei ole alati huvitatud, et tema poolt välja töötatud kuriteo toimepanemise metoodika saaks konkurentidele avalikuks. 5 aasta pärast on kuriteosaladuse kaitsmiseks kinniseid istungid juba pool istungite koguarvust. Kuulsite uudiseid.